palume lavale Haridus- ja Teadusministeeriumist noorte ja välissuhete asekantsleri härra Madis Lepajää. Palun. Tervist! Vaatame, kus see lava on siin, aga ei saa päris aru, klaveri peale ei tahtnud ronida. Siis katsun siin hakkama saada. Mul juba enne öeldi, et arvestades erakordselt raskeid teeolusid, et tee võttis aega rohkem kui planeeritud, siis minu tervitussõnavõtt peaks olema lühem kui planeeritud. Ma katsun sellest kinni pidada, aga mõned olulised sõnumid siiski. Kõigepealt tervitan teid minister Tõnis Lukase poolt, kes tegelikult on nendele tänukirjadele alla kirjutanud ja keda ma siin praegu esindan. Minister paraku ei saanud tulla, sest et sama lugu. Teeolud on kõikide asjadega nii palju ajagraafikus maha viinud, et kui ta mulle tund aega helistas, siis ütles, et ta jõuaks siia parimal juhul lõpuks, aga kuna ta peab siis uuesti Tartusse minema, et siis ainult lõpuks pole mõtet tulla, aga ta saadab teile kõigile oma palavad tervitused. Kuna täna on väike tagasivaatamine 2010. aastasse noorte valdkonnas, siis võib-olla paari asja ma siiski mängiks ära, enne kui me saame selle kõige pidulikuma osa juurde asuda. Tänane tunnustusüritus on järjekorras 5, kui need andmed ei peta, mis mulle anti. See näitab, et traditsioon võib juba nimetada juba väikseks traditsiooniks ja ilmselgelt arvestades osavõtjate huvi ja ka pärast sooja sõnu korraldajatele, siis kindlasti see üritus jätkub. Kas just täpselt selles majas, võib-olla vahepeal huvitav teha ka mõnes teises kohas. Kui vaadata tagasi aastale, siis tuleb tunnistada, et tegelikult on see aasta noorte valdkonnale väga hea aasta. Hoolimata masu ajast on väga hea vaadata numbreid, sellepärast, et kui eelmisel aastal minister siinsamas tänas kõiki parimaid noorsootöötajaid ja üldse noorsootöötajaid, siis ta mainis ära, et sama lugu, et hoolimata masust oli tegemist rekordaastaga rahalises mõttes. Täna on see rekord üle löödud. 2010. aastal oli Eesti noorte valdkonnas kasutada märgatavalt rohkem raha kui 2009. aastal. Tõsi küll, et ega see kõik raha ei ole riigieelarvest või kohalike omavalitsuse eelarvetest, siia annab väga olulise panuse juurde nii Euroopa Regionaalarengu Fond kui Euroopa Sotsiaalfond. Aga seda raha oleme me väga hästi kasutanud, või õigemini olete teie väga hästi kasutanud. Ja eraldi ma mainiks ära selle, et väga suur samm, mis hakkab mõjutama noortevaldkonna elu kohalikes omavalitsustes järgmisel ja järgmistel aastatel, on see, et sellel aastal esimest korda jälle Euroopa Sotsiaalfondi toel hakkas toimuma noorsootöö kvaliteedi hindamine kohalikes omavalitsustes. Pilootprojektis oli 5 omavalitsust, minu teada on siis sisehindamine neil tehtud ja ka siis komisjon välishindajatega on meil kohapeal käinud ja sammud, või ütleme, mitte sammud õigemini, vaid ettepanekud edaspidiseks, kuidas veelgi noorsootööd parandada, on tehtud. Kuna siin on palju omavalitsuste esindajaid ka ja noorsootöötajaid väga erinevatest linnadest, valladest, siis ma mainiks ära, et seda piloothindamist algselt mõned omavalitsused kartsid. Aga tegelikult on tegemist hindamisega mitte selles mõttes, et hakatakse omavalitsusi järjestama, kuidas on noorsootööd teevad kvaliteedi näitajate alustel, vaid see on tagasiside kohaliku omavalitsuse enda noorsootöö hinnangule ja seda ei jagata kuskil, ei panda ei seinalehte ega ajalehte ega kusagil mujal, ei räägita nendest kas siis puudustest või headest külgedest, vaid see on just nimelt selle hindajate ja hinnatava omavaheline kokkulepe, kuidas veelgi tööd paremaks teha. Nii et ilmselgelt see hindamine jätkub ja on terve rida omavalitsusi, kes on juba avaldanud soovi sattuda hinnatavate hulka, aga tõsi küll, et ega nad kõiki 221 omavalitsust lähiaastatel hinnata ei jõua, nii et eks tuleb ikka oma valikud teha ja valikud tuleb teha nii, et oleks kaetud võimalikult ühtlaselt kogu Eesti, oleks esindatud nii suuremad kui väiksemad vallad, suuremad kui väiksemad linnad. Ja kui rääkida siis sellest konkursist, ja ka see on omamoodi hinnang, konkurssi ma mõtlen siis parimad noorsootöötajad, parimad teod sellel
aastal, siis ka siin laekus taotlusi, kui ma õigesti mäletan, see oli number 39 ja kõigist maakondadest, nii et ega siis žüriil või konkursikomisjonil ei olnud sugugi mitte kerge töö neid nominente välja valida ja siis lõpuks selgitada, kes siis väärivad auhindu, aga selle juurde juba hiljem. Nii et tere tulemast kõigile. Ma loodan, et meil ei ole suuri kaotusi elavjõus selles mõttes, et kõik, kes ikkagi tulla said, ei jäänud ka lumehange kuskile kinni, need on siia jõudnud ja kes mingil põhjusel tulla ei saanud, siis küllap nad elavad meile kaasa kodus. Tere tulemast! Aitäh, härra minister! Ja nüüd siis läheme kõige tähtsama juurde, et alustame laureaatide väljahõikamisega. Esimene kategooria. Pikaajaline panus noorsootöösse. Kõigile laureaatidele on täna kingituseks Marju koormeistri akvarell. Ja esimene laureaat on Mati Adamson. Järgmine laureaat Kerli Kõi. Heidi Paavart. Oi, kuna eelmised ei julgenud võib-olla midagi öelda, siis mõtleksin sellise asja, et kui ma siia Tallinnas sõitsin, siis ma mõtlesin tükk aega, et mis see on, mis mind siin noorsootöö juures hoiab. Ja ma leidsin, et see on justkui viirus, et kui sa oled kord sellesse nakatunud, siis on jube raske sellest lahti saada. Et see on justkui eluviis ja ainuke oluline asi on see, kuidas oma isiklik elu sinna sisse mahutada. Aga aitäh! Järgmine kategooria. Aasta tegu. Valgamaa noorsootöötajate katusorganisatsiooni MTÜ Valgamaa noorsootöökeskus Tankla loomise eest Siiri Liiva ja Marek Mekk. Näpi noortekeskuse minifirma Puh loomise eest Siiri Saarmets. Eesti Skautide Ühingu esimese erivajadustega noorte skaudiüksuse loomise eest Laura Õigus. Lapsed on lihtsalt siuke metsik rõõm ja skautlus on veel suurem rõõm. Ja kõige suurem rõõm on lapsed ja skautlus. Aitäh! Aitäh teile! Ja viimane kategooria. Aasta koostöö. Programmi ettevõtlikuks nooreks Järvamaal algatamise ja eestvedamise eest Eve Siilak. Tartu Lillemaja ja Tartu Kaubamaja koostöö algatamise ja eestvedamise eest Hele Riidvälik. Aitäh teile kõigile, mul tõesti pisarasi niimoodi, et see koostöö, et see ei ole ühepoolne, see on teie kõigipoolne. Ja suured tänud teile, kes te olete minuga koostööd teinud ja ma loodan jätkuvad edaspidi koostöö. Aitäh! Aitäh teile! MTÜ just see projekti ehk Saaremaa noorte ühiskooli Meie õpime homseks algatamise ja eestvedamise eest Kristi Hints. Palju õnne!
samamoodi aitäh kõikidele nendele inimestele, kellega meil on olnud au koostööd teha ja kõik, kes siin täna on ja kindlasti veel paljud, kes siin täna pole, on hästi vahvad noorsootöö tegijad ja mina teeksin nende kõigiga koostööd. Nii et mina olen avatud ja edu teile kõigile. Aitäh! Aitäh teile! Eesti Noorsootöö Keskus on teinud ka teile väikese üllatuse. Nad on koostanud sellise tillukese brošüüri kõikidest tunnustatutest. Ehk siis te saate sealt brošüürist nende saavutustest ja nende elu kohta natukene teada ja saate lugeda